Kui sageli jõuate suve jooksul turgu? Tegelikult päris palju, et mulle väga meeldib, aga tänapäeval kahjuks enam ei ole seda, et sa saad nagu kaubelda, et kõik on nii nagu on. Aga ma eelistan ikkagi võtta selliste müüjate käest, kes nagu ise nagu toodavad, mitte kes ostavad kokku. Mina käin turul selleks, et saada head ja värsket kraami, kodumaist. Meie käime turul üsna tihti. Ja. Täna tulime näiteks ostma kartulit ja kukeseeni. Kartulit juba saime, otsime nüüd kukeseeni. Siin on tegelikult väga äge vibe selles mõttes, et kuigi täna ei ole see ilm ei ole nii hea, aga kui tulla siia siukse mõnusa sooja ilmaga ja siis sa maitsed neid asju ja siis sa räägid juttu nende turutädidega ja tegelikult see inimesed on ümberringi, et natukene kuskil Itaalia vibe tekib, et pigem on nagu väga äge. Kuigi rahvas näib siin Tartu turul praegu omajagu olevat, siis kauplejate arv on aastate jooksul vähenenud. Täna on turu 200 müügikohast täidetud umbes 70. Tegelikult on turu peal nii vähe kauplejaid, et siin suurt konkurentsi nagu praegu ei olegi. Et varem oli konkurents suurem? Varem oli konkurents tihedam ja et konkurents jääb väiksemaks. Mis te arvate, mis selle põhjus on, et siin tõesti nagu on leite, mis on täitsa tühjad? Et see vanem generatsioon, tervis ei luba enam kaubelda ja noori kauplejad peale ei tule. Et on siis ikkagi see, et see põllumehe elu Eestis ei ole kerge ja tundub, et ega valitsus seda väga kergemaks ei tee ka? Jah, raske on elu on raske. Üldine trend nagu vaadates aastate jooksul siis natukese on kahanenud see. Eks siin ole omad põhjused, on tulnud erinevad teised müügikanalid, hästi palju tehakse kodusest müüki, taludest, aga turul on kindlasti koht ja rõõm on näha ju seda, et mitmed põlvkonnad on siin kauplejad juba olnud ja jätkavad entusiastlikult. Minu klientid ei ole muutunud. Mul käivad juba 30 aastat, samamoodi käivad kõik. Mis nad ostavad siis? Kõik ostavad hapukurki, sibulad, tillid. Et klientide puuduse üle sina kurta ei saa? Ei saa. Selle aasta alguses Tartu turu direktoriks saanud Priit Värv ütleb, et lähiaastatel on plaanis ellu viia uus visioon uuest turust, kuid kõiki detaile ta praegu veel avalikustada ei saa. Tavaturg sellises mahus, nagu ta hetkel on kindlasti liiga suur. Vaadates nagu linnamahtu ja klientuurimahtu, siis võiks olla oluliselt kompaktsem. Samas võiks ta olla mitmekesisem, kindlasti keskendunud kohalikule toodangule, kohalikule kasvatajale ja sellisele kvaliteetsele kaubale, aga kindlasti ka rahvusvahelist mõõtu, et me kõik ju tahaksime, et oleks sellised oliivi ja fetajuustu ja võib-olla eksootilisemaid puuvilju ja asju turul olemas, nii et mitmekesisust natukese rahvusvahelisest ka, aga põhifookus Eesti keskne. Ka Tartu turuhoonet on ees ootamas muutused. Suund on võetud pigem Tallinnas asuvale Balti jaama turu sarnasele kauplemiskohale, kus saab lisaks värske kraami kaasaostmisele ka mõnusalt aega veeta ja einestada. Nimelt hakkavad juba sügisel Tartu siseturul toitlustust pakkuma mitmed uued tegijad. On tulemas tõenäoliselt Itaalia teli, on tulemas väikest barbecue asja, on tulemas käsitööjätist, on tulemas selliseid üks õllesaal hakkab ennast ette valmistama keldrikorrusele, kus kunagi oli ema ja pruulikoda. Nii et mitmeid põnevaid asju. Võib-olla see baltijaamalik lähenemine on võib-olla kõige parem ja kõige lähem ja kõige arusaadavam näide. Kui kõik läheb plaanide kohaselt, siis on järgmisel suvel Tartu turuhoonel ka oma katuseterass, kus toimetavad erinevad kohviku ja restoranipidajad.